tulemust, on 8. juuni ja ma mõtlesin, et ma nüüd hakkan siis oma Healthy Curl Summeri vlog'e tegema siin. Ja ongi esimene hommik. Mina juba olen ärganud, hambad pesnud, tegin siin natuke tuba korda, lugesin raamatut ja nüüd ma siis lähen poodi, pean ostma piima ja veel mõningaid asju, et täna söönuks saada. Ja siis on mul täna veel massaažikliendid. Ja siis ma lähen veel ööseks haiglasse tööle. Nii et võtan siis tänasesse päevatöid kaasa. Aga mul oli eelmine nädal väga kurnav ja väsitav, kuna mul oli haiglas põhimõtteliselt peaaegu iga päev nagu valved ja üks koolitus, et hästi intensiivne nädal oli nagu eelmine nädal. Nädalavahetusel ma küll puhkasin, aga ma käisin ka ühel sünnipäeval, kus oli täiega lõbus ja tantsisime vist peaaegu kaheni öösel, ühesõnaga. Et siis ma olen lihtsalt selline vässu veits. Et ma mõtlen veel trenni osas, kas ma täna teen trenni või mitte või annan siis täna ka veel veits endale nagu taastuda, kuna ma nagunii lähen veel ööseks tööle ka. Ja siis, et homsest nagu alustaks siis trennidega või kolmapäevast. Vot. Ühesõnaga, võtan teid oma päeva kaasa. Nii, mul on poes käidud ja ma näitan teile, mis ma ostsin. Väga palju ei ostnud midagi, aga et ma saaksin täna midagigi söödud. Nii et siis ma näitan, mis ma ostsin poest. Nii, ma ostsin kodujuustu, siis toorjuustu ja ma ostsin arbuusi. Lihtsalt nagu see ilm on siuke, et tahaks arbuusi süüa. Siis ma ostsin kohupiima, kohukoort. Siis külmsuitsuforelli, neid norilehtesid, et saan teha ise neid suushirolle. Ja see külmsuitsuforell on ka selle jaoks mõeldud. Tomatid, vaarikaid, et siis ma saan vaarikaid panna vahukoore ja kohupiima magustoidu peale. Ja siis ma ostsin basiilikut ka. Ja seda kurki oli mul siin varem, nii et võt nii. Võt selline on minu hommikusöök, muna, beikon ja kurgikene. Kohv ka siin niriseb ja ma teen täna endale siis ice coffee. Võt, et palav ilm ja proovime ice coffee. Päris hea. Vahepeal massaažituppa ja mul sõbranna tuli külla enne massaaži, ta ongi mu esimene klient, siis me jõime seal jääkohvi veel, ajasime juttu ja me tulime siia ja nüüd meil on veel natsakene aega, aga varsti alustame massaažiga. Mul ongi täna 3 massaaži, 1 tunniajane, 1 pooletunnine ja 1 1,5-tunnine ja siis ööseks lähen tööle. Võt. Aga jah, täna ma trenni ei jõudnud, kuna mul eile hakkasid ka päevad ja kõht on väga rõve, vastik ja siis ma mõtlesin, ma annan kehale veel puhkust. Aga siis kolmapäeval väiksele sörgile. No nii, mul on massaažitoas praegu puhkehetk, esimene massaaž on tehtud, nüüd ootan järgmist. Ja mul on praegult siuke olukord, suveati on see, et massaažitoas läheb päris soojaks, kui ilmad on juba soojemad. Ja täna ma tulin siis oli 24,6 kraadi ja kui ma teen massaaži, siis see temperatuur veel tõuseb. Ehk siis ma juunis teen veel nagu viimased massaažid ja juulikuu ma täiesti nagu puhkan massaažidest, et ma teen täiesti nagu sellise nagu pausi sisse. Ja siis augustis peab mõtlema, et kuidas siis nagu edasi, et kas ma augustis nagu teen või teen ka augustis pausi, sest et juulikuuga ei lõppe see kuumus. Ja siis ma mõtlen veel, et endale osta siia selline jahuti, mis natukene nagu teeb minu nagu töötamist veits paremaks, et klient ei tunne seda kuumust ja sooja niivõrd kui mina. Vot.
et jah, siuksed lood siin. Aga praegu ma jah, siis natuke puhkan, lepotan, registreerin Stebi piletid siin ära ja mõtlen edasi seoses enda suvega, et ma tahangi tegelikult nüüd teha seda Healthy Summer Curli nii-öelda projekti iseendale. Ja ma tänasest nii-öelda siis alustan juba sellega, et teen enda tervise jaoks paremaid valikuid, et vaatan oma toidulauda, ma küll ei kaalu midagi otseselt, aga vaatan oma toidulauda, ei söö nii palju magusat, joon rohkem vett, on ju, värskasin. Liigun, isegi kui ma täna näiteks ei jõudnudki trenni, siis ma lihtsalt valin nagu liikumiseks mitte auto, vaid nagu jalutamise. Ehk siis ma isegi mõtlesin, et ma tegelikult lähen õhtul tööle ka vist bussiga. Et siis ma saan nagu jalutada bussipeatusesse ja sealt siis bussipeatusest tööle, on ju. Vot, ja homme hommikul samamoodi, et lähen bussi peale ja tulen koju. Et jah, et nagu seda liikumist ka nagu, kuigi tegelikult mul ongi nüüd jooksmised ju 3 korda nädalas. Eelmine nädal mul olid kõik jooksud ja kõik trennid ära, sest mul oli väga-väga heavy nagu töönädal. Ma olin iga päev põhimõtteliselt haiglas nagu tööl või siis koolitusel, välja arvatud nädalavahetus, kus ma siis olin nagu sünnipäeval ja nagu tõesti üritasin puhata. Vot, ja nii palju kui võimalik ka siukest jälgida nagu puhkust ja und, et kuigi mul on öövalved ka, siis et ma iseenda jaoks teen kuidagi sellise nagu reegli või lubaduse, et ma ei lähe öösel nagu magama, vaid ma lähengi vabadel päevadel siuke 10-11 vahel magama. Et suviti on see eriti raske, sest et ilusad ilmad, mingid sündmused, üritused, võib-olla mingid sünnipäevad, on ju. Aga siis ma proovingi nagu seda rakendada, sest et tegelikult nagu hea uni loeb nagu nii palju nagu mu enesetundele kaasa, ka minu nagu mingitele sooritustele, ma ei tea, igasugustele asjadele. Et jah, siuke ja tegelikult mida ma veel tahan kuidagi justkui juurde rakendada on tegelikult ka lugemine, et näiteks kui ma hommikuti ärkan, siis ma ei võta kohe esimese asjana telefoni kätte, vaid ma näiteks loengi või toimetan kodus midagi ja täna hommikul ma tegin selle ära, et esimesed tund aega ma nagu üldse ei puutunudki telefoni. Ma ärkasin, pesin hambad, panin pesu kokku, panin musta pesu pesema ja lugesin kirjased raamatut. Ja oligi 8 ajal ma alles võtsin telefoni kätte, käisin poes ja toimetasin siis edasi, et ma kohe nagu ei sukeldu nagu sinna telefoni, et oma närvisüsteemi kuidagi nagu hoida stabiilsena, et see kortisooli tase nagu ei tõuseks nagu lakkena. Vot, et kuidagi jah, et hoida nagu oma füüsilist ja vaimset tervist tasakaalus. See on minu mõte. Ja vaatame, kuidas see läheb siis. Ja ma tahangi jagada nagu seda enda nii-öelda Healthy Summer Curli projekti täiesti ausalt, sest et ma usun, tuleb ka libastumise, see on normaalne ja et mitte, see ei tähendanud seda, et ma kogu aeg libastun, et see on üliokei nagu, vaid lihtsalt, et nagu ma ei tahagi, et olla, et ma pean 100% mingi sirge pulga peale, eks ju, käima, vaid et ma võin endale lubada ka nagu fun'i, ma ei tea, mingid koogikesi, magusad vahepeal, ma ei tea, mingid kokteilikesi, et see ei pea olema nagu täiesti 100% nagu kuskil rajal, sest ma ei treeni mingiteks fitness-võistlusteks, aga lihtsalt, et ma hoian kõike tasakaalus. Vot, ja vaatame siis, kuidas see läheb. Siin muideks on Toffifee kommid, mis eelmine nädal tõi mulle mu endine kolleeg, kes mu juures ka massaaž käis ja eelmine nädal ma siin pool karpi siit tühjaks. Ja täna ma pole siit mitte ühtegi võtnud ja ma proovingi hoida nagu seda joont, et ma pigem nagu sööngi head toitu, et ma annan oma kehale head kütust ja et ma ei pea siis nagu nii palju seda magusat sööma. Aga ma ütlen kohe ära, et mis nagu tekitab täiega seda magusa isu ja seda süskarite vajadust on või süsivesikuid ja saialised siuksed öövalved täiega mõjutavad minul seda nagu, sest keha on väsinud ja siis ta tahab kuidagi nagu mingit kompenseerimist saada. Aga ma proovin ka sellest ära hoida, kuigi Pelgulinna sünnitusmaja on nagu üks
üks parimaid kohvikuid, kes tehakse ülihäid saiakesi on ja. Et aga I try my best. Öösel on see õnneks kinni. Ja, aga ma olen seda teinud, et vahepeal, kui mul öövalve lõpeb, siis ma lähen hommikusel enne koju minekut läbi, võtan sealt mingi kakao ja saiakese. Aga nüüd ma siis proovin seda hoida, et mitte seda teha, vaid et ma teeksin mingi hea hommikusöögi endale kaasa. Või siis see on kodus mingi hommikusöögi enne tuttu minekut peale öövalvet. Vot. Ja, aga me saame veel sellest minu Healthy Curl Summer projectist veel siin rääkida küll ja veel. Ja sellega seoses mul on veel üks siuke mõte, mida ma teiega jagan ka selle vlogi jooksul. Et siis jah, vot, aga praegu ma siis toimetan edasi siin. Okei, ma pean nüüd ülestunnist tegema, et ma just võtsin selle ühe toffifee kommi. Aga ma räägin tasakaal on ju. See ei tähenda seda, et ma nagu kogu aeg kommi söön. Aga praegu ma tahaks veel võtta. Ma arvan, ma võtan. Ma need kommid nagu... Siin on suht vähe alles. Nii et ei ole midagi hullu. Ja mul ongi. Tulebki järgmine klient. Ja peale teda ma lähen koju. Ma teen endale lõunasöögi. Ma söön oma lõunasöögi ära. Ja siis mul ei ole vaja nagu mingit kommi ega midagi. Et ma praegu sõin viimati hommikul. Mul on siiani kõht tegelikult täis püsinud. Aga jah, et tuli isu see üks komm võtta. Aga ma tegelikult rohkem võtta. Ausalt ma luban, et ma rohkem võtta. Aga ma tegin ausa ülestunnistuse. Ma tahan, et see nii-öelda minu Healthy Curl Summer projekt oleks nagu läbipaistev. Et see ei ole nagu mingi, ma olen nii tubli, ma söön ainult seda, siis tegelikult mingi pugin siin kommi üks on ja. Nope. Sest et minu meelest sellised asjad nagu loovadki inimestele mingi vale arusaamasid nagu, et et keegi on nii ideaalne, aga nagu fakt on see, et me keegi pole nii-öelda ideaalsed selles mõttes, et me kõik nii-öelda teeme vigu, kuigi see ei olnud ju viga, et ma kommi võtsin, aga lihtsalt, et me kõik nii-öelda nagu jah, kindlasti on inimesi, kes täiesti järgivad mingid nagu oma seda joont on ja kui me räägime mingitest asjadest, ma ei tea, mingid fitness, lava, mingid sellised sportlased on ja nad tõesti ei saagi lubada endale sellist nagu nii-öelda viga või sellist nagu libastumist. Aga muidu jah, et ma tahan jah, et see oleks nagu selline läbipaistev, et te päriselt näeksite, et nagu kuidas mul läheb, sest et ma enda kahe kõrva vahel ka ikka päris kõvasti vahepeal võitlen, et nagu miks ma söön mingit magusat ja mingit rämpsu ja asju, et nagu et ma tahaks jah lihtsalt, et nagu näidata teile seda, kuidas mina nagu seda kõike teen ja nagu ausalt. Vot. Ühesõnaga, ma nüüd tegutsen jälle edasi. Ma nüüd kõnnin koju massaažitoast, et teha endale väike lõunasöök ja siis tagasi massaažituppa minna. Vot nii, täna on jah selline mõnus nagu chill olnud. Ja siin vahepeal lihtsalt käin kajastamas. Kommi ma rohkem võtnud, piirdusin selle ühe kommiga. Ja vot, tubli. Siin on minu sushikesed näha, need on nii maitsvad. Siin on sees siis toorjuust, külmsuitsutatud suitsuforell või? Jah, külmsuitsutatud forell ja kurk ja porgand. Ja mega hea, need on nii maitsvad lihtsalt nagu täitsa pekkis. Hakkan nüüd neid matsutama siin. Jamm! Tegin endale ühe mõnusa magustoidu. See on vahukoore ja kohupiimaga, see on niisugune keto retsept. Ja need vaarikad ja kakaopulber teeb selle nagu mingi eriti maitsvaks. Ta ei ole nagu üldse nii väga magus. Ma panin natuke seda erytriooli siia sisse, et ta veits oleks magusam, aga ta on mega hea. Nii et ma enne öövalvet söön selle ära ja öövalvesse võtsin veel kaasa neid sushi rulle, mis ma enne ka sõin, nii et
Yes. Ma näitan teile ka see on nii hea, issand juba, ma käisin päeva pandust. See on nii hea magustoit nagu reaalselt. See on the best. See on nii maitsev lihtsalt. Ja need vaarikad on praegu veel eriti head nagu ka. Mega hea. Nagu mega hea. Ja praegu kui suvel igasugused marjad ja asjad hakkavad kasvama, siis on nagu super. Vahustad ära vahukoore, paned sinna koobiumi sisse, vahustad selle kokku, paned marjad peale, kakaopulbrid. Idekas, mega lihtne. Mulle mingid aeglased retseptid väga ei istu. Okei, ma asun nüüd ära ja siis hakkan tööle minema. Ja ega ma arvan, et haiglas me ilmselt väga ei filmi midagi. Võib-olla minimaalselt. Noh, on ju töökeskkonda. Aga eks näis milline valve üldse tuleb. Üli nagu erinev on alati. Kunagi ei tea ette, mis võib toimuma hakata, nii et siis jah. Nii et kui me täna enam ei näe, siis homme hommikul. Tere hommikust, on teisipäev 9. juuni. Ma olen öövalvest kodus ja ega ma tõesti väga midagi ei näidanud oma öövalvest, lihtsalt seda hetke, kui ma puhkama läksin. Aga täna sai tööd teha ka ja natukene puhata, et kõik oli väga okei. Ja siuke, kui ma võrdlen eelmise nädala valvetega, siis eelmine nädal oli väga palju tööd tegelikult ikkagist. Ja selline nagu raskem, aga võib-olla nüüd oligi nagu, et elu kuidagi mängis nii, et uuesti tööle naastes peale seda nädalavahetust on natuke rahulikum. Vot nii. Ja nüüd ma siis enne, kui ma veel tuttu lähen, siis ma mõtlesin, ma söön natukene arbuusi ja vaatan natuke telekat ja siis lähen magan. Ja oh my god, ma olin nagu nii lähedal, et minna sinna Pelgulinna sünnitusmaja kohvikusse ja osta endale üks kaneelisai. Siis ma olin nagu mingi, ei Janet, sul ei ole seda vaja, lihtsalt. Ja siis ma olin nagu okei, läksin autosse. Ja ma läksin ikkagi autoga eile tööle, kuna ma lihtsalt peale massaaži tahtsin natuke lepotada ja ma tegin endale tööle ka kaasa natuke neid sushi-rulle. Ja siis ma mõtlesin, et pole hullu, sest ma eile käisin jala massaažitoas, ma liikusin ja mu toidulaud oli ka korras, välja arvatud siis 2 toffifee kommi, mis ma eile sõin. Aga jah, vot. Ja nüüd ma siis söön oma arbuusikest, vaatan telkut ja siis õhtul saan sõbrannadega kokku suveterassil, et siis seal ka natukene näitan, mis me seal teeme ja asju. Et seal ma ei kavatse nagu otseselt piirata, et kindlasti võtan mingi alkoholivaba mullikese või kokteilikese. Ja täna vist pidi seal olema mingi taco või nacho õhtu või midagi sellist. Et teile sõbranna ütles, et ta nägi, et seal on siis täna mingi taco või nacho õhtu, ma ei mäleta täpselt. Et eks näis siis, vahva. Aga jah, nüüd ma natukene vaatan telkut ja siis tuidule. Step, step, shuffle in a half-turn spin. Pull the daylight under your skin. Feel the pocket where the loose change sits. Tap the rhythm with your fingertips. Roll your shoulders like a slow wave in. Let the hum escape your chest low in. Clap once, twice. Paint me a scene, city in color. Tere, nüüd on juba enne lõunat kolmapäev, aga minul siis tänane hommik oli siuke mõnus, rahulik. Ma ärkasin ilma äratuseta enne 9, siis ma tegin oma hommikuhügieeni, lugesin raamatut ja hommikusöökina otsin kohvi ja nüüd ma hakkan arvutis tegutsema, kuna ma siis teen ühele kogukonnale ka tööd, kus ma ise olen ka liige, siis hakkan nüüd nende tegevustega toimetama, natukene arvutis teen ja jooksma ma täna ei lähe, kuna ma tunnen, et mu kurk on natuke imelik ja mul pea veitsa tuikab. Et siis ma tahaksin natuke hoida oma füüsilist seda tervist,
kuna reedel me oleme Taistoga nüüd juba 3. korda koos 5 kilomeetrit jooksma Rakverre ööjooksule. See on siuke äge traditsioon meil nüüd tekkinud kahekesti. Vot, nii et praegu ma sukeldun arvutisse, hakkan asju tegema ja kella 3-st siis on mul ka massaažikliendid, et natuke mudin massaažikliente ja siis ongi juba õhtu ka käes ja õhtul ma peaksin tegelikult tegema söögid, et siis mul oleks homme tööl ja reedel ka kodus miskit süüa. No nii, ma siin oma arvutistes olen ära toimetanud ja siis ma tegin endale jälle selle mõnusa magustoidu, aga seekord siis külmutatud marjadega, mis mul kapis olid, sest mul vaarikad said otsa. Aga ma juba tean, et see on nii hea, ma söön selle ära ja siis varsti juba liigun massaažituppa. Omadega massaažitoas ja mul on aega siuke pool tundi ja ma mõtlesin, ma loen oma raamatut. Ma hetkel loen keto toitumise kohta, lihtsalt see huvitab mind, et mis selle keto toitumise plussid nagu on ja siis ma siin tasa ja targu olen seda raamatut lugenud. Mis ei tähenda seda, et ma seda nagu 100% rakendan, aga ma olen lihtsalt kuulnud sellest väga palju head ja mõelnud, et lihtsalt oleks huvitav ennast kurssi viia, mis selle hüved nii-öelda on siis. Võt, et oma silmaringi on ikkagi alati hea laiendada. Nii et ma kasutan seda aega, kuniks mul klient tuleb. Ja siuke pool tunniks natuke vähem. Loen natuke raamatut, et ei istu scrolli telefonis. Võt. Sest et ikkagi Healthy Curl Summer. Isegi see, et ma ei vahi ekraani nii palju, on see, et ma nagu panustan oma tervislikku tasakaalu. Vot nii, ühesõnaga ma loen natuke raamatut ja siis hakkavad kliendid juba tulema vaikselt. Massaažitoast ja poest tagasi. Käisin Selveris, sain sõbrannaga korra kokku, ta elab ka seal Selveris, käisime koos Selveris, jutustasime. Ja nüüd ma pakin oma asjad lahti ja ma otsustasin, ma ei hakka midagi nagu keerulist tegema, vaid ma teen homme tööle neid sushi-rulle kaasa, mida te olete siin näinud. Ja ma mõtlesin, ma võib-olla teen neid üldse hommikul, sest neid saab nii kiiresti teha. Praegu mul on kõht mega tühi, ma sain viimati enne massaažituppa minekut. Ehk siis ma teen endale ühe vaarikakausi. Või siis teen võib-olla äkki sushit, hoopis sushi-rulli. Teen vist hoopis sushi-rulli, jah. Ja siis homseks teen kaasa hommiku, see käib nagu nii jähku, et siis ma saan veel süüa, dušel käia ja natukene chillida ja siis juba 10 ajal magama minna. Vot nii. Et siuke see päev on olnud, siis ma ei tea, midagi erilist ma teile tegelikult ei näidanud siin. Et jah, vot. Nii palju siis, kui me räägime Healthy Curl Summer projektist, siis täna on see, et ma ei olnud ilusti oma toitumisega ree peal ja ma küll ei käinud trennis, aga ma liikusin jala massaažituppa ja käisin ka poes nüüd jala. Siuke 18 minutit ma kõndisin sinna umbes selline ja tagasi samuti mingisugune 15 minutit. Nii et siuke mõnus jalutuskäik, sest õues on praegu päris palav ka tegelikult ja poekott oli ka suht raske. Aga ma näitangi, mis ma poest ka ostsin. Täna ma ostsin siis seda lõhed, sest et mul eelmine see otsa, ma ostsin suure, see oli hea hinnaga praegu. Ostsin juurde neid vaarilehtesid, sest neid kulub. Loomulikult vaarikaid vahukoore magustoidu peale. Siis ma ostsin porgandeid, see läheb duširulli vahele. Kurki juurde, sest et seda kulub ka. Ja of course kohupiima ja vahukoort. Ja mul on teises kotis ka veel asju.
nii. Mu see ostukorv on suht samasugune siis ühe keeli jooksu jaoks. Seda on hea võtta. Siis ühe avokaado. Siis marineeritud kurgid. Ja vahukoorekese. Võt nii, siuke kraam ja ühe kodujuustu ostsin ka veel endale. Võt nii, et siukest kraami ma ostsin poest. Mina oma sushi rullidega. Nad on nii head lihtsalt. Ma tavaliselt teen nad valmis ja siis ma natukeseks ajaks panen nad külmkappi. Praegu mingi 10-15 minutit olid külmkapis. Ma käisin seni kaua pesus. Ja siis ma lõikangi nad nagu lahti ja siis hakkan sööma. Vot. Aga tänase päeva ma panen siin vlogis lukku. Ma söön oma sushikesed ära, vaatan veel telkut ja siis lähen tuttu. Nii et see you tomorrow! Tere hommikust, on neljapäev ja mina siin olen ärganud. Tegin endale sushirullid kaasa ja nüüd hakkan hommikusööki sööma ja kohvi jooma. Ja siis lähen tööle ja ma veel mõtlen, kas ma lähen autoga või bussiga. Et kuna mul on peale tööd vaja kiirelt koju jõuda, siis võib-olla on mõistlik minna autoga. Vot, nii et jah. Aga vaatame, et äkki ma siis peale tööd, kui ma koju jõuan, siis enne magaminekut teen nagu õues väikse tiiru, kui ilm on hea. Vot. Nii, ma olen kodus nagu korralik Saara Mari ikka. Aga täna oli väga kiire tööpäev. Ma isegi ei jõudnud mitte midagi seal filmida. Ja nii ongi lihtsalt mitte kunagi ei tea. Täna oli, ütleme nii, et oli täiesti 2 käe peal võimalik lugeda sünnitusi, et nagu sündis küll. Ja mina sain ka vastu võtta siis täna ühe beebi ja ühte nii-öelda sünnitajat jälgida. Et jah, täiega edukas päev oli selles mõttes nii nagu tore, et alati on äge, kui beebi sünnib ja naine tunneb ennast hästi, lapsel on kõik hästi. Vot, et see on mega äge. Aga nüüd kell on natuke üle 7:30. Mul on siis üks nii-öelda kõne praegult tuleb seoses selle arvutitööga, kogukonnatööga, kus ma töötan. Ja peale seda ma siis jällegi võtan aja täiega maha, puhkan ja lähen magama. Sest homme on Rakvere jooks, aga enne seda veel 2 massaaži klienti. Nii et nemad tuleb ära mudida ja siis õhtul lähemegi Taistoga siis Rakvere jooksma 5 kilomeetrit. Ma loodan, et ilm halastab reaalselt meile, sest et täna või nagu praegu on ikka jõhker padukas, et eks näis siis, no ma ei tea, võib-olla nagu vihmases on nats kergem, et ei ole nii palav nagu olla või. Aga kui see vihm peaks olema, siis ma loodan, et see on nagu siuke väike õrn sabin ainult. Et jah, vot. Aga praegu siis nii. Vaatan äkki midagi süüa ka, sest ma viimati sõin, ma ei tea, mingi 4 paiku. Vot nii. Et siis jah, kui täna enam minna, siis homme. Tere hommikust, on reede ja nagu sa kuuled, mul on nohu. Ei ole üldse tore. Kurk oli mul eile siuke imelik. Täna veits parem, aga nohu on. Nagu reaalselt ma pean täna Rakvere jooksule minema. Kuidas ma jooksen, kui ma ei saa hingatagi nagu. Mul pidi olema täna massaažiklient ka, selle ma jätsin ära, sest et kaitsen ennast ja kaitsen teda. Aga ma olen lihtsalt siuke, ma tahan Rakvere jooksule minna. Ma ei väiksen ega siuke ju, et mäletan, meil oli nagu triatloni seeriad külas. Ja 3. seeria, ma oleks selle täiega ära võitnud ja ma olin haigeks. Ja siis mu ema tuli küsima, Anett, kuidas sellest tunned? Ja siis ma nutsin ja ma olin nii kurb, et ma ei saagi triatlonile minna. Ema oli nagu, issand, lõpeta ära. Aga jah, nagu, see on mul nagu eelmisest aastast, kui nagu Rakvere jooks oli ära. Me kohe regasime ennast Taistoga uuesti. Ja ma olen seda nii kaua oodanud. Ja mul on siuke tunne, et ma tean, et see ei toeta mu tervist. Aga ma lihtsalt tahan minna sinna, ma tahan ära teha selle lihtsalt nagu. Ma olen selle jaoks treeninud. Ma tahaks nagu
selle läbi teha, ma ei tea küll, mis tulemusega, mul on endal mingi eesmärk paigas. Aga ma ei ole kindel, kas ma selle eesmärgi saavutan, on ju. Aga ühesõnaga, praegu on küll veits nagu mingi maseks peal, et nagu mida hekki see nohu siia tuli, no? Kas keegi kutsus teda või? Täiega haige. Ühesõnaga, nüüd ma hommikul ärkasin, mul oli 7 käratus, siis ma tegin arvutis paar asja. Meil kogukonnas käis eile külalisesineja esinemas ja ma lisasin selle salvestuse ülesse, nii et siis kõik, kes kogukonnas on, saavad seda kuulata järgi. Päris põnev, ma ise küll ei saanud kuulata, sest ma olin tööl. Aga see teema on väga huvitav nagu, nii et siis ma loodan, et kõik, kes seal kuulavad seda järgi, et neil on põnev ja huvitav. Aga nüüd ma joon kohvi ja mina otsustan, mina alustan täna hommikut siis sarjaga, ma vaatan oma sarja, minu telekat, siis mingi aeg loen raamatut ja siis on vaja natuke süüa teha midagi ka, peaks hommikusööki sööma. Ja ma täna tahan veits teist hommikusööki teha, kui seda tavalist muna ja peekonit, kuigi see on hea ja lihtne, aga ma tahan ühte kodujuustu võikut proovida, see on keto retsepti järgi ja ma tahaks lihtsalt proovida, aga ma pean vaatama, kas seda on väga keerukas teha. Kuigi mul ei ole nüüd ju kuskile kiiret, on ju. Võt nii, siukesed uudised kohe hommikul. Ja eilne valve oli nagu mega hevi, ma isegi jõudnud peale tööd nagu mitte midagi filmida. Ma tööl ei jõudnud midagi filmida. Et päev oli väga kiire ja ma olin eile õhtul nii väsinud lihtsalt. Võt, aga ja nüüd siis lebotan, tegutsen edasi, joon oma kohvi ära ja siis mingi aeg teen hommikusöögi ja no vaatame siis, kas ma ilmselgelt lähen sinna Rakvere jooksule, aga ma ei tea, võiks näis, mis see päev toob. Nii, kell on juba 10:30 põhimõtteliselt, aga mina hakkan nüüd endale hommikusööki tegema ja ma proovin täna hoopis midagi uut ja mul on selleks vaja ahju kasutada. Nii et siis mul on vaja blendrit. See on siuke mingi kodujuustu võiku, sinna läheb muna vahele, avokaado vahele, marineeritud kurk, tomat. Nii et jah, ja siis samal ajal ma vist panen arvutist mingi selle eilse videoloengu peale, mis kogukonnas see külalisesineja käis rääkimas. Nii et siis vot. Ja ma hakkan vaikselt tegutsema, nii et siis näete ka, mis ma siin teen. See blender seal kapi otsas olnud nii kaua, et see on tulmuna. Ma puhastan selle ära. Risi jube. Nii. Veits nagu endal ka toredam süüa teha, kui see on puhas. Ma ei kasuta blenderit nii tihti. Suvel võib-olla rohkem, aga väga mitte. Ja see blender on juba päris vana. Mu meelest mulle Emps kinkis selle kunagi mulle, kui ma nüüd ei eksi. Või oli ema mees, ma ei mäleta ühesõnaga. Võt ja siis ma kasutan seda päris vähe. Tänane toit tuleb sellega teha. Ma siis blenderdasin muna ja kodujuustu ära, sest tuleb nagu mingi tainas või selline, siis ma nagu panengi selle siia ahjuplaadi peale ja siis panen selle küpsema. Võt nii, et ma nüüd panengi siis koostisosad siia sisse. Siis 25–35 minutit on see kodujuustu pläga või see asi seal ahjus ja senikaua ma saan valmis lõigata asjad, mis lähevad siis nagu sinna kodujuustu leivakeste või niimoodi nende vahele. Võt ja ma pean siis praadima või keetma muna ka, et ma mõtlen, kas ma panen sinna vahele praemuna või keedumuna, ma mõtlen. Ja sel korral ma ikkagi kaalun kodujuustu, sest et ma ei taha, et see nagu liiga vedel või selline tuleks. Et selleks ma arvan, et peaks olema ikkagi nagu täpsed kogused, et see nagu tuleks õiges vahekorras, et see tuleks liiga vedel või liiga paks või ma ei tea. Ma neid kodujuustu asju väga ei ole teinud nagu mingit sellist nagu küpsetatud värki. Ehk siis mul läheb 225 grammi kodujuustu ja üks muna. Selle labi on ära siit. Vaatame, siit ma eile sõin veitsakene, aga siin on nii palju seda, et nii, siis paneme 250 grammi. Löön siia muna sisse. Hopsti.
ja siis ma hakkan muudkui lenderdama. Oh my god, see on nagu mingi mega vedel. Ei teagi, ta peab olema ühtlane, aga ma vaatan korra selle lusikaga, kas ta on ühtlane. Tundub küll, no mingid väiksed need kodujuustu tükid, aga tegelikult on okei. Pean ta nagu ühtlaselt siia segama. Valan ta siia ja ma pean ta ruudukujuliseks sama muideks. Ta tuleb nagu mingi mega suur ju. Täiega loodan, et see küpseb normaalselt ikka ahjus ära. Ruudukujuliseks ta proovin saada. Samas, miks ta ei või olla ümmargune? Jumal äge ju. Ma näitan teile siit lähemalt ka veits. Ta on siukene. No ja mingid tükid väiks sees, aga noh, tead, see ei ole midagi hullu. Suht okei isegi. Ma loodan, et tuleb normaalne. Nii, ma sõin ära selle ja appi ma söögi ajal ei suutnud. Ma olin nii keskendunud, ma sõin seda, see oli päris maitsev. Aga ma arvan, ma võiksin seda vabalt veel teha. See on vaheldus lihtsalt tavalisele munale ja peekonile. See oli väga hea. Ja ei olnud tegelikult raske teha, aga nagu tegelikult see aeg, kui ta ahjus on ja taimeriga, nagu mina panin taimeriga, siis ma saan muud asju teha ja kui mul see valmis saab, siis mul hakkab ju ahi piiksuma. Nii et täiega okei. 30 minutit fine. Võib teha hommikusööki 30 minutit. Samal ajal, kui ahjus on, saan lõigata neid asju valmis ja samal ajal panin perearstile aja, rääkisin emaga telefonis juttu, lõikasin need asjad valmis. Kõike saab. Vot. Ja nüüd ongi natukene lebotan, chillin, et ma nagu täna väga midagi heavy ei viitsi teha, sellepärast et õhtul on heavy jooks. Vot. Ja homme me läheme Taistoga Pokumaale. Mu tädi peab oma juubelit seal, 50. juubelit. Ja mul pole õrna aimuga, mida talle kinkida. Nagu raha ümbrikusse panna on tore, aga samas ma mõtlen, et nagu mu tädi on vist ka selline, kellele meeldivad nagu mingi ühised elamused ja siis ma mõtlesin, et äkki kingiks talle hoopis nagu mingi ühise restoranis külas käigu või ma ei tea, mingi spaasse mineku. Et teen sükse toreda kaarti, kuhu ma ise kirjutan nagu peale, et kingin sulle sünnipäevaks ühise elamuse, lähme, ma ei tea, spaasse või ühesõnaga natukene mõtlen veel selle peale, et ma saan seda homme enne minekut veel teha. Vot, aga nüüd ma lebotan, chillin, vaatan telkut ja siis mingi hetk hakkan tegema neid lõunasöögi asju või noh, mis lõunasöögi asju, neid asju, mis me kaasa võtame Rakvere tee peale söömiseks. Ja panen enda asjad kokku, näitan, mis ma siis kaasa võtan, ega midagi erilist tegelikult ei ole. Ja siis ongi, et 5 paiku enne 5 hakkan liikuma Taistole järgi, siis otse sealt lähme Rakvere. Vot nii. Nii, ma näitan nüüd, mis ma kaasa võtan. Loomulikult tossud, ma panen kilekotti. Siis ma võtan pikad püksid pärastiseks ja särgi, et ma saan panna selga sokid, lühikese äärega, pika äärega, kuidas tuju on, siis keelid, igaks 2 tükki, kuigi ilmselt ma nagu võtan ainult ühe enne jooksu, et ta annab mulle natuke lisaenergiat, et ma lõpus nagu väga ära ei väsiks, et jalad jõuaks liikuda rohkem. Siis need ma panen selga, need lühkarid, selle panen alguses, aga pärast saame Rakvere ööjooksu särgi. Ja siis üks pusa, mille ma panen lihtsalt peale, et kui tuulin, et enne jooksu. Ja siis selle ma võtan kõigeks üks kaset, kui ma tahaks ikkagi telefoni tee peale kaasa võtta, et kui näiteks Taistoga lõpetamegi ilmselt erineval ajal, siis me saame ühendust võtta. Et igaks võtan sellega kaasa. Vot, ja siis mul ongi see, et võtan veel oma vee kaasa, magneesiumivee ja söögipoolise ja vot siuke
sihuke siis on see Tavaar. No nii on aeg liikuda vaikselt sadama poole, Taistole vastu ja Rakverre. Ja mul on siin asjad kaasas, siin kotis on siis toit ja siin on mu jooksuasjad. Nii, me oleme Rakveres, saime oma särgid ja numbrid ja meil on nüüd nii palju aega, et me jalutame natukene siin raja peal. Meenutame sama rada, mis eelmine aasta, eks näis siis, kuidas läheb. Meil on nüüd jookstud 5 kilomeetrit ja ma võin juba ette öelda, et mul tuli parem aeg kui eelmine aasta. Ma muidugi kella panin jälle 2 minutit hiljem kinni, eks ju, kui ma olin sellest finiši ajast joonest üle jooksnud. Aga jah, tuli parem aeg. Kui tuleb ametlik aeg, siis ma seda ka muidugi annan teada. Aga praegult me siis paneme riidesse, vahetame riided ja siis hakkame kodu poole minema. No nii, siuke märk ka väga ilus. Hommikust, mul on väga kaunis välja. Aga on laupäev ja meil on kohvi. Ja jalad on eilsest sellest Rakvere jooksust ikka natukene nagu sellised tundlikud. Aga jooks läks tegelikult hästi ja minu ametlik aeg tuli 30 minutit ja 48 sekundit. Ja see on eelmisest aastast parem. Eelmine aasta oli minust 33 või 34 minutit. Nii et ma parandasin oma aega. Aga kui me 2024 käisime, siis mul oli 28 või 29 minutit midagi. Ehk siis esimese korraga ma seda aega ei saanud parandada, aga see ei olnudki minu eesmärk, et minu eesmärk oligi, et kas sama aeg nagu eelmine aasta või parem aeg. Vot nii, et selle ma suutsin ära teha. Ja Taista läks Taarat viima. Mina siin vaikselt sirgul, siis peab pea ära mingit pesema ja siis kuskil enne lõunat või lõunapaiku siis sõidame Tartu poole ja sealt Võrumaale siis mul tädi juubelile. Aga praegu siis naudin kohvit ja vaatan natuke telekat ja lepotan veel. Võt. Nii, mu niuksed pestud, tehtud ja hakkame vaikselt Tartu poole sõitma. Vot, ma ei teagi, palju ma täna jagan siin, ma olen kuidagi veits ikkagi väsinud eilsest sellest jooksust, et vaatab, kui palju ja mida. Meie siin hakkame tädi sünnipäevale minema, siin uue särgi ja kõrvarõngad, aga mees arvas, et need on brossid. Ja nüüd ta disainib mu särki nendega, no ma ei tea. Siia niimoodi. Näita mulle. Very beautiful. Let's see. Vaadake, mul on kits siin. Kitseke. Issand, kui tore. Elu saab üldse ilusu mulle või? Täna on nüüd pühapäev ja eile sünnipäev oli väga tore, aga mu hääl on täiesti ära. Et ja, ma pean haiguslehe võtma, sest mu hääl on täiesti ära. Nohu on ja me sõidamegi Tallinna poole. Võtame kütust, lähme koju ja seal hakkab ravimine. Nii et ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle vlogiga, sest ma lihtsalt ei jaksa rääkida mitte midagi. Ja vaatame, kas ma järgmine nädal vlogi teen. Pigem ma keskenduks võib-olla enda ravimisele ja mitte nii palju oma hääle kulutamisele. Aga ma loodan, et see esimese nädala vlog teile meeldis ja et me saame jätkata peagi nende vlogidega. Kus maitseb? Väga.